Ristpart on üks omapäraseima välimusega hanelisi Eestis. Neil on väga kontrastne sulestik, kus leidub palju valget värvi ja seda mõlemal soopoolel. Isased ja emased on üldse väga sarnased. Kõige iseloomulikum erinevus on erkpunasel nokal paiknev kühm, mida leidub vaidisastel ristpartidel. Nime järgi oleks ta justkui part, kuid tegelikult on ta omaette ristpardi perekonnast, mis väliste tunnuste ja käitumise poolest jääb kuskile partide ja hanede vahepeale. Kuigi ristpart on selline lind, kelle kohta võiks öelda segiajamatu, siis välimuse juures võiks igaks juhuks meelde jätta veel tumerohelise pea, üle rinna jooksva laia roostepruuni vöödi ja 3 musta pikkitriipu, millest 2 on selja peal ja 1 on kõhu all peidus. Euroopas võib ristparti peamiselt kohata mererannikul, kus ta muda või liiva seest endal erinevaid selgrootuid ja vahel ka vetikaid toiduks otsib. Enne pesitsema asumist toimuvad ristpartidel pulmamängud, kus nad endale parimad kaasad üritavad välja valida. Minu vanemate kodu hoovil on muide pea iga aasta võimalik sellist vaatemängu ka näha. Kokku võib tulla kuskil 10 ristparti, kes siis hakkavad peaga erinevaid liigutusi tegema ja üksteist taga ajama. Ristpardid on küll väidetavalt monogaamsed, ehk aastast aastasse sama partneriga, kuid noortel lindudel on ju ka vaja kaaslane leida. Oma suhteliselt suurtest kehamõõtmetest hoolimata eelistavad nad ennast ikkagi loomaurgudesse ja puuõõnsustesse pesitsema pressida. Eestis kõlbavad pesakohtadena hädapärast näiteks ka kiviaiad, kiviunnikud, mahajäetud hooned ja kadakaalused. Kuna sobivaid pesapaiku pole alati päris ranna äärest võtta, siis teevad nad pesa sageli küllalt kaugele, isegi kuskil kilomeetri kaugusele rannast. Sellisel juhul peavad pojad pärast koorumist läbima pika väsitava teekonna mereni. Poegi on kurnas tavaliselt 8–12 ja nad on sellised vahvad valgepruuni kirjud udusulepallid. Ristpardid kipuvad sageli üksteisega territooriumite pärast kaklema. Siin ongi siis näha, kuidas üks ristpardi paar üritab ühe teise pesakonna poegi ära ajada. Tundub lausa nagu nad üritaks noorlinde uputada, sest viimast on rohkem aega vee all kui vee peal. Aga ei ole vaja muretseda. Tegelikult selline vaenlase eest sukeldumine ongi ristpardi noorukite normaalne põgenemistaktika. Pärast pikka tagaajamist õnnestub ühel noorel hallil ristpardil õnnelikult maale pääseda ja siis kiirelt minema udida. Nüüd julgevad noorema pesakonna pisikesed pojad veekogule tulla. Tagaplaanil paistab aga veel üks tusane ristpardi vanalind. Tema on ilmselt selle ära aetud noorlinnu üks vanematest. Siiani on ta otsustanud konflikti vältida, kuid nüüd teeb ta oma ründe. Aga teda on vaid 1 ja teisi on 2, mis sunnib teda paraku alla andma. Aga võib-olla see oligi tal lihtsalt pettemanööver, et viimased pojad saaks peitu pugeda. Ei oska öelda, igatahes pärast seda kaklust oli sellel väikesel veekogul jälle rahu majas. Ei kakeldud ei tutkaste, ei piilpartide ega kuldnokkadega. Vaadake, kui hea kaitsevärvus piilpartidel siin keskkonnas võrreldes ristpartidega on. Ristpardil on pigem selline tüüpiline merelinnulik musta ja valgega kamuflaaž. Ristpardid suudavad tegelikult üksteisega ka lugupidavalt läbi käia. Sageli peetakse mitme pesakonna poegi koos ühises sõimes. Seda eriti just siis, kui üks vanematest on juba ära lennanud. Oma kaasasid ei jäeta siiski päris niisama maha. Nimelt, pärast pesitsusperioodi algab ristpartidel sulgimisperiood, mõnel natuke varem kui teisel. Sulgimisperioodil kaotavad nad ligi kuuks ajaks oma lennuvõime ja selleks ebamugavaks ajaks meeldib neile Põhjamere äärde suurtesse parvedesse koguneda. Kirjanduses räägitakse isegi 100 000-listest parvedest ja selles valguses on naljakas mõelda, et siin videos nähtud 2 ristpardi perekonda nii kehvasti läbi said.
Eestis on ristpart 3. kaitsekategooria ehk madalaima kaitsekategooria liik. Meil pesitseb kuskil 400–800 paari, kokku on neid maailmas aga üle 500,000 ja seega ülemaailmses mõistes nad ohustatud ei ole. Kui soovite, et neil Eestis ikka pesitsuskohti jäguks, siis võite ranna lähedale neile pesitsemiseks sobivaid urulaadseid moodustisi juurde luua, aga ei maksa sellega muidugi üle pingutada. Selleks korraks kõik, loodan, et olete nüüdsest juba ristpardiga sina peal ja aitäh kuulamast!